Tere tulemast Automobiili Curato kanalile. Olen Joonas. Tervitused kõikidele uutele tulijatele ja erilised tervitused kõikidele vanadele olijatele. Lisatervitused täna lähevad Kadrinasse, Kadrina noortele autohuvilistele, eeskätt Ukile ja Vadile. Tegelen siis hobi korras autode müügiga. Loen oma spetsialiteediks selliste rohkem nagu hobiautode müüki välismaale, aga kui te suudate mind leida ja keegi teine teid aidata ei saa, siis aitan teid hea meelega igasuguste autode müügi puhul. Aga lähme siis siit kohe edasi tänase objekti juurde. Meie ees on siis 2015 aasta Mercedes AMG A45 AMG 4MATIC. Täpselt niimoodi on Transpordiameti kodulehel kirjas. Tänaseks on sellel masinal läbisõitu, ütleme 111 000, 112 000 läheneb. Autol on 2-liitrine turbomootor, automaatkäigukast ja nelikvedu. Aga viskamegi masinale siit pilgu peale. Alustame siis kohe algusest. Sellel autol on mingisugune aeropakett. Täpselt nimetust ma ei tea, kuidas Mercedes seda nimetab, aga siin ees on need õhusuunajad ja taga on tiib. Mainin selle kohe kiirelt ära, enne kui ununeb. Ja olen siin teinud mõned tiirud autole peale ja selliseid märgikesi kasutusest ikka leiab. Et kui eemalt vaadata, siis on ta täitsa viisakas, aga lähemalt vaadates ikkagi leiab mingisugused jäljed. Kas või siit on natuke millegiga koos mingisuguse silikoniga või miskit. Siit leiame väikset, vaatame, mis valgus all paremini jääb. Siit on nagu kriimustatud. Vaatame, mis me veel leiame siit kapoti pealt. Ei paista kohe midagi silma. Vaatame, siin üleval on kindlasti üks kivitäke, mis on ka, just filmisin enda BMW, täpselt samasugune kivitäke. Oli siinpool muidugi, aga jah, täiesti tavapärane kasutuse juures. Meil veel pannakseks killustiku ka teedele, siis tulevad sellised kahjustused. Siit klaasi pealt ka, siin on väike täke ja siin ka. Aga midagi sellist suuremat ei ole, et kõik on täiesti normaalsed osad auto kasutusest, et sellised jäljed tekivad, kui autoga sõita, kui teda mitte garaažis hoida. Siin katusel on sellised triibud. Natuke filmin siin vastu valgust, mis ei ole kõige parem, aga siin on nagu näha, et katuse peal on sellised triibud. Ja ma ei ole nüüd värvi eksperteks, et ei tundu väga sügavad, et võib-olla saab need isegi poleerimisega välja, aga see ei ole üldse teema, kus mina tugev olen. Võtame siin. Ei ole, see on lihtsalt mingisugune mustus. Aga jah, siit selliseid väiksemaid jälgi kasutusest leiab. Aga muidu üldiselt ikkagi üsna viisakas. Vaatame jah, siin on ka, näha on. Ja üritan siit meenutada, et ma millegist konkreetsest mööda ei kõnni. Siin ukse peal oli näiteks väike täke, eks. Ja siit leiab veel neid täkekesi asju siit-sealt. Aga nagu ikka, oma silm on kuningas, et selles suhtes minu video eesmärk ei ole mitte kõik ära näidata, vaid just seda müüki toetada, et autohuviline saaks esimese ülevaate autost. Aga lähme siit kohe sisse ka. Seest siis järgmine asi, enne kui ununeb, need istmed, mingisugused sportlikumad istmed, lisavarustus, seda ma tean. Ja siit edasi ma konkreetselt ei oska midagi välja tuua, et AMG lävepakk. Iste siit on natukene kulunud. Ma nüüd tegelikult näen esimest korda sellist autot, et ma ei oska öelda, kas see on rohkem või vähem kulunud kui tavapäraselt sellistel masinatel. Eks siin ole need küljeposterdused, kuidas öelda, suuremad ja võrreldes tavalise autoga sisse istudes ilmselt nad saavad rohkem pihta, et see on selles suhtes loogiline. Aga kui siin muidu salongis ringi vaadata, siis salong nagu salong ikka, et sellist normaalset kulumist esineb nagu roolil ikka. Aga muidu, kui siit sisse minna,
siis me väga midagi ebatavalist ei näe. Et tegin siit ilusti enam-vähem puhtaks auto ja minu jaoks näeb see täitsa viisakas välja. Vaatame taha, nii väikse auto puhul siis taga nagu ei olegi midagi, elektriaknad, mis on ilmselt tavapärane, AMG põrandamatid, aga siit punased turvavöödeks ja näeme ka ilusti, et isofixid on olemas mõlemal pool. Aga muidu selline tavapärane siit tagant. Auto on nii pisikene, et ei olegi nagu kuhugi väga minna. Vaatame pagasiruumi. Pagasiruumis siis minu filmimise asjad. Katsume, päike tuli nüüd välja. Muudab natukene raskeks valgusolud, aga pagasiruum ka tavapärane. Et ei ole pagasiruumis midagi eriskummalist sellise tavalise kulumisega, et seda on kasutatud, aga midagi hullu ei ole. Lähen siit luugi kinni ja vaatame siis kapoti alla ka. Nii väike võitlus kapotiga, kapoti avamisel, aga siit ka näeb igati selline tavapärane välja, et turbo on näiteks siin eespool. Las ma mõtlen, mis autol on veel turbo eespool, näiteks Evo 4 oli mul kunagi, sellel oli vist ka eespool, aga ärge siin seda teadmiseks võtke, minu mälu on, mis ta on, kõik ei jää meelde. Ma mäletan just, et see kuumakaitseplekk oli ja mul oli vist eraldi kuumakaitseplekk oli pagassis kaasas, kui Evo 4 Jaapanist tuli. Aga jah, selline tavapärane siit kapoti alt on, et ei oska siit midagi spetsiifilist välja tuua, näitan teile siit lähemalt veel kõike korraks. Nii, nüüd ma katsun selle kapoti kinni ka saada. Kinni saamine oli natuke lihtsam, aga selline ta meil siit väljast ongi. Ja nagu tavapäraselt lähme teeme siis ühe proovisõidu ka. Lähme siis proovisõidule ka. Jagan mõned esmased emotsioonid, kui ma siia autosse istusin esimest korda. Tulin oma F11 BMW-st, siis täitsa tegelikult ehmatas ära, kui niukses nagu, kuidas seda nimetada siis, selline tunne nagu kookonis oleks või siis ma ei tea, järgmine analoogia, mis mulle pähe tuleb, on hävituslennuk. Okei, see on minu probleem ka võib-olla, sellepärast, et ma nii suur olen, aga jah, istusin siia sisse, vaatasin, kurat, ei näe nagu midagi ja ütleme just vaateväli on väga kitsas, et see nagu istuda ei tundundki kohe nii, et siin autos vähe ruumi oleks minu jaoks, ma olen harjunud sellega, ma ei istugi enamus autodesse niimoodi, et ma ei tea, ruumi on palju, aga jah, just see, et vaateväli tundus eriti ahtake, et see oli esimene reaktsioon. Ja siis, kui ma temaga sõitma hakkasin, siis tekkis selline tunne kohe, tuttav äratundmisrõõm, et see auto on ikka maru jäik. Et mul F11 on tavaline universaalkirega 5. seeria BMW. Istusin siia autosse, meenusid, ma ei tea, siis ajad sellest näiteks, kui mul oli RS6 kunagi koilide peal. Et tekkis kohe selline tunne, et lihtsalt üks on nagu tegelikult ilmselt siiski üle keskmise tehases sportlik auto ja siia autosse istusid ikkagi nii-öelda päris sportautosse. Et see oli kohe oli tunda, et siin ka praegu refi profiil ei ole väga kõrge ja ta nii-öelda tunned, et ta loeb siis nagu teed või et sa tunned ebatasasusi päris hästi. Aga liigume siit vaikselt nii-öelda siis proovisõidutee juurde. Mis ma veel oskan öelda selle auto kohta? Kohe nagu esimese hooga ei oskagi midagi öelda, et see iste
on nagu sportlik korviste ikka, toetab mõnusalt külgi. Noh, ma räägin, see on minu probleem, ma ei tunneta neid asju nagu keskmine inimene, lihtsalt sellepärast, et ma olen füüsiliselt suurem. Noh, minul on ikka tagumik on see nagu sisse pressitud, aga üldiselt nagu selle autoga on mõnus sõita. Et kui sa tuled tavalisest autost ja istud siia sisse on ja näiteks kas või see müdin, mida auto alla vahetamisel teeb ja gaasi lahti lastes. Et tegelikult ma ei ole selle suur fänn, aga ikkagi kui ma sellega iga päev ei sõida, siin korraks tutvun selle autoga, siis päris vahva. Muud ma nagu ei oska öelda. Ja mu ergonoomika on ka selline ikkagi väga sportlik ja minul isiklikult meeldivad sellised autod, et siis temaga sõita on pigem nagu rõõm. Aga siin kohe me rõõmu valla lasta ei saa, peame siin natukene asulast välja liikuma. Ma meelega, ma olen sõitnud umbes 20 kilomeetrit selle autoga, ma pole pannud üle kolmveerandi gaasi, just sellepärast, et seda nii-öelda esmaselt videos kogeda, sest ma just postitasin videoks, mul endal on 2007 aasta seljakott STI ja mind väga huvitab see, kuidas nii-öelda see esmane emotsioon on võrdluses selle STI-ga. Et see auto on 8 aastat uuem, kindlasti oluliselt kõrgtehnoloogilisem, just käigukast. Ma ei kujuta ette, mis nelikvedu siin all on, ei tea seda. STI näiteks on ikkagi väga selline töökindel ja robustne süsteem. Siin ma kardan, et ma ei tea, aga ma pakun, et on tehtud mingit elektroonilist maagiat kuidagi selle veojõu jagamisel. Ja siis ma just jätsingi kõik selle esmaseks proovisõiduks just, et oleks selline vahetu emotsioon. Et kogeksin seda videopildis siin, koos teie kõigiga nii-öelda. Sest nagu ikka, miks neid videoid tehakse, ühelt poolt siis mina ju teen neid videoid selle jaoks, et kaasa aidata auto müügile, aga teisalt väga meeldiv on, kui inimesed vaatavad ja kui inimestele meeldib. Et siis niisugune kahe otsaga asi. Mainin kohe ära, eks pole minu auto, otse loomulikult punkt number 1. Punkt number 2, siin all on all season refid, et siis seda peab arvesse võtma. Omanik ütles, et autol kaskot ka ei ole, siis kõik on selge, et selles suhtes sõita ei ole keelatud, aga teeme seda mõistlikult, et üks reegel siin, võib-olla noortele ka, et muljet avaldada on keeruline, aga lolliks jääda on väga lihtne. Aga vaatame, proovime siis mitte lolliks jääda. Natukene paneme gaasi. Ja natukene, hea küll, mul on vist selline tunne, et ma lasen tal ise tegutseda, siis minu udutamine ei sega teda kuidagi. Ma siit natuke panen gaasi. Uute autode nii-öelda tehase seade süsteem kipub hoidma ikkagi pöördeid madalamal. Aga ma vaatan jah, ega siit ta nagu väga kõrgele ei lähe ka, et 6000 ongi selline maksimum. Ja sellel autol on siis 265 kilovatti, eks. No ta tundub jah selline natuke reipam STI-st. Aga mida ma siin kahe kiirenduse põhjal oskan teile ikkagi nii põhjapanevat öelda. Mina veel, kes ma ei ole sõitnud erinevate autodega nende nii-öelda võimete piiri peal, et ainus asi ma oskangi öelda, et see 265 kilovatti selle auto peal tundub kiirem kui 225 kilovatti või 226 kilovatti minu STI juures. Mida te nüüd simmotate siin keset teed? Jah.
aga muidu sõidab väga viisakalt selles suhtes. Nagu etteheiteid ei ole, et sildadest midagi kuulda ei ole. Ühtegi kõrvalist heli. Sõidab edasi, roolib, pidurdab. Mis põhja panevat ma siin teile ikka selle lühikese video jooksul oskan öelda või näidata, et nende videote eesmärk ongi rohkem selline toetav aspekt müügile, et kes tahab, saab mingisuguse esmase emotsiooni autost video kaudu kätte. Ja siis selle järgi võib-olla oskab otsustada, et kas talle meeldib see konkreetne auto, kas ta tahab seda näha vahetult või mitte. No kruiisime siit natukene veel, nagu mu tavapärane teekond ette näeb. Mul tegelikult sõbrad sõidavad siin täna. Aga selle autoga ma sinna ei lähe, otse loomulikult, sest see ei ole minu auto. Ja nagu ma ütlesin, isegi kui see oleks minu auto, siis ütleme, ma nii rahutu hing enam ei ole, et olen ka otsapidi juba ank ja selle all seasoniga esimese autoga sain kohe kiirelt kogemuse kätte, kus sain uued suvekad, Baarum Bravuuris 2 olid ja siis ronisin kardirajale ja sinna mu uued suvekad läksid tükid väljas kohe, et see on mu kogemus käes sellega, et rajale ei maksa ronida mitte rajarefiga, aga paneme siit natuke gaasi veel. Okei, aitab siin ja huligaanid seda ei või. Bussikene ka ees, mina bussikesest vist mööda ei hakka minema. Et selline ta meil siin on, mis ma ikka siin heietan. Täitsa vahva masin, nagu ikka, ilmselt kõikidel autohuvilistel sama, et kohe kiirelt tekib see esimene armumine, vaata, meeldib sulle kohe ja nii ka selle autoga. Eriti see auto konkreetselt on sellise suunitlusega, nagu mulle imponeerib kõige rohkem. Olen siin varasemates videotes rääkinud, et ralliautod on ikkagi konkreetselt nagu WRC, Grupp B, nagu päris ralliautod on see, mis mulle kõige rohkem rõõmu valmistab. Aga siit laseme mootorratta mööda, tõmbakski otsa kokku, et aitäh kõigile, kes vaatasid, loodan, et vaatas ka mõni ostuhuviline ja sai mingisuguse esimese aimduse sellest autost. Mina olin Joonas, nagu ikka, aitäh kõigile, kes vaatasid ja kohtume järgmistes videotes loodetavasti. Head päeva, head õhtut, millal iganes te vaatate.